Aitäh! Sain ajaraami ka endale, see on suureks abiks. Olen Eesti Puuetega Inimeste Koja tervishoiualase huvikaitse nõunik Tuuli ja on suur rõõm teile täna siin rääkida natukene teisest vaatenurgast patsiendiorganisatsioonidest Eestis. Ja juba arutasime, et võtame sellest eelmise ettekande lõpupakkumisest nakstigi kinni ja vaatame, kuidas me saame siis liituda selle rahvusvahelise võrgustikuga. Aga kui selle konverentsi teema juurde minna, siis ma vaatasin seda, et mis on meie enesekohased uskumused tegelikult, mida me saame ära teha. Ja eestlastel on väga levinud selline vanasõna, palju tahad, vähe tahad, midagi ei saa. Ehk et kuhugi jõuda, me peame seadma natukene suuremad eesmärgid. Siis on positiivse poole pealt, kuigi sellise negatiivse alatooniga on see, et küsija suu pihta ei lööda. Väga hea, küsida võib niimoodi, et kohe tappa ei saa, kas see kuhugi viib, see on teine asi. Ja kolmas, mis mulle eriti meeldis selle konteksti juures, on see, et hulk hääli teeb paksu kisa. Üks hääl ei hüüa midagi. Ja see paks kisa on see, kus patsiendiorganisatsioonid saavad seda üksikut häält, neid üksikuid vajadusi võimendada. Miks seda paksu kisa vaja on? Ma arvan, et sellel ma pikemalt ei peatu, et inimesed, kes on harvikhaigustega kokku puutunud, teavad seda väga hästi. Siin on pikk teekond diagnoosini, need on üsna väikses kirjas ka. Siin on piiratud ligipääs erinevatele teenustele, kaasa arvatud haridusele. Siin on diskrimineerimist, siin on stigmasid, siin on tugiteenuste puudust, siin on regionaalseid erinevusi ja siin on ühte sellist asja, mida nimetatakse ka meditsiiniliseks sohutamiseks. Ehk ingliskeelne termin on gaslighting. Mis see on? Mis on tulnud välja meie patsientide küsitlusest on see, et kui inimesel on natukene keerulisem haigus, harvikhaiguse diagnoos, siis esiteks jah, see teekond diagnoosini on keeruline, aga teine pool on see, et tihtipeale, kui tal tekivad teised sümptomid, mingisugused muud kaebused, siis pannakse need esimese hooga sellesama harvikhaiguse kaela ja inimese edasine teekond meditsiinisüsteemis võib olla ka konarlik. Kui me räägime siin mitte ainult lastest, vaid ka täiskasvanutest. Aga läheme nüüd patsiendiorganisatsioonide juurde. Siin on 2 tasandit tegelikult. On selline kaaskogeja õlg ja teine asi on see organisatsiooni jõuõlg. Kaaskogeja õlg on oluline siis, kui sa näiteks saad diagnoosi ja sul on vaja teada, et jah, sina mõistad mind sügavuti, kuigi iga lugu on erinev, iga haiguslugu on erinev, iga inimene on erinev, siis sellist sügavuti mõistmist saab sellelt inimeselt või selle patsiendi lähedaselt, kes on selle teekonna ise läbi teinud. See tunne, et ma ei pea liigselt seletama, vaid mu kõrval on keegi, kes teab kogu selle teekonna raskuste, kannatuste sügavust ja võib-olla on juba nii nutikas, et on ka jõudnud mingisuguste selliste lahenduste ja nippideni, mida ma ise võib-olla otsiks väga palju. Sest me elame infokorratuse ajastul, meil on ühtepidi hästi palju informatsiooni igal pool, aga meil on keeruline seda valideerida, meil on keeruline aru saada, mis on tõde, mis ei ole tõde. Ja nüüd patsiendiorganisatsioon, see võiks olla see luup ja ruupor, mis aitavad seda häält võimendada, aitavad seletada laiemalt seda, mida tähendab selle haigusega elamine. See, mida inglise keeles kirjeldatakse kui lived experience. Mina elan selle haigusega, mul on see sissevaade. Et
selle info edasiandmine, nende vajaduste eest seismine on see, mida siis see mitu häält ehk paks kisa saavad teha. Aga meie Eesti olukord on selline, me oleme väike riik, harvikhaiguseid mõningaid on võib-olla Eestis üks. Ja väga paljud ei ole võib-olla nendest kuulnudki, siin ei ole võimalik luua tugevat diagnoosipõhist liitu. Aga võimalusi siiski on erinevaid. Eesti Puuetega Inimeste Koda on katusorganisatsioon paljudele diagnoosipõhistele liitudele. Meil on infoväljas veel neid inimesi, kes ei ole otseselt meie võrgustiku liikmed, aga on ikkagi meiega koostööd teinud, on meiega koos. Ma räägin natukene lähemalt ka sellest kohe, et mis see paks kisa meie kontekstis on. Meil on diagnoosipõhiseid patsiendiliite. Harvikhaiguste osas neid on vähe, nagu ma ütlesin, aga meil on suuremate organisatsioonide sees sellised väikesed lahtised võrgustikud. Näiteks on Eesti Lihashaigete Seltsis on oma selline müasteenia rakuke, meil on eraldi Eesti Luupuse Selts, meil on suuremad organisatsioonid, mille sees on 2-3 inimest, kes siis on omamoodi sellise väikese võrgustiku loonud, kus enda teavet vahetada. Meil on Facebooki grupid, osad on kinnised, osad on lahtised, kus lapsevanemad ja ka täiskasvanud harvikhaiguse diagnoosiga inimesed saavad teavet vahetada. Meil on ka lahtised grupid. Näiteks harvikvähkide osas onkoloogika grupp on väga hea eeskuju sellest, kuidas saab võrgustuda, kuidas saab enda kaaskogejatelt seda tuge, emotsionaalset tuge ja ka teabetuge. See on ka see, et alati nendes võrgustikes on ka spetsialistid, sest üks probleem võib olla, et kui sa ei tea, mida sa ei tea, siis selles infokorratuses orienteeruda võib olla keeruline ja võib lihtsalt kalduda kuhugi sinna nurka, kus sulle hakatakse kalli raha eest andma häid lubadusi, mis paraku ei täitu. Ja siis, nagu me eelmisest ettekandest kuulsime, on rahvusvahelised kogukonnad, suured võrgustikud ja ka väikesed patsiendiorganisatsioonid. Aga nüüd Epikoja paks kisa. Võib arvata, et mis me teeme siis selle üksikinimese huvide kaitsmiseks. Tegelikult see, kui me seisame kõikide krooniliste haigustega, erivajaduste, tervisetakistuste inimestega huvide eest meedias, kui me toome neid probleeme esile, kui me oleme pildis, on tegelikult võitlus kõikide eest, ka harvikhaigusega inimeste eest. Ma panin siia slaidile ühe väikese portsu sellest, mis me eelmisel aastal oleme meedias teinud erinevatel teemadel ja me jätkame seda tegevust järjest rohkem. Lisaks siis ravimite kontekstis me teeme väga suurt koostööd erinevate osapooltega ja on suur rõõm, et just eelmine nädal oli meil selline koostöökohtumine Tervisekassa, Ravimiameti, Ravimitootjate Liiduga, kus me arutasime võimalust, kuidas ka ravimikomisjonis patsientide sisendit. Just seda infot, et milline on minu elu praeguste ravimitega, mis on puudu, mis on kõrvaltoimed, mis on need raskused, kuidas seda konstruktiivselt edasi anda. Ehk et need koostööprojektid on need, mis aitavad meid kõiki natukene edasi. Siis ligipääsetavuse teema on ka kahtlemata see, millega me kogu aeg tegeleme. Harvikhaiguste kontekstis võib see olla eriti oluline. See võib olla piir selle vahel, kas harvikhaigusega lapse ema saab üldse kodust välja, kas ta saab võrdväärselt teistega tegelikult enda perega kusagil käia, osaleda ühiskonnaelus, osaleda oma laste, ka teiste laste koolielus,
pakkuda seda tuge sellel teekonnal. Ja see on universaalne teema, millele me kõik igas oma otsuses, olgu siis, kas me ehitame mingit maja või disainime mingit teenust või teekonda, peame mõtlema. Omastehooldus on teine teema. See on see, mis võib võtta inimese rajalt maha. Kui järsku sa pead oma ühe pereliikme eest, lapse eest täies mahus hooldama, siis see infosegadus ja see koormus võib olla esialgu selline, et kui Eesti Lotte filmist mäletate seda Sofit, kes istus seal porgandimasinas ja kooris neid, kuni lõpuks ütles, enam ei jaksa. Siis tegelikult selles olukorras võib tulla selline punkt, kus sa tegelikult ei jaksa ka abi otsida. Sa ei oska vaadata sellest enda hädast välja. Sa üritad ellu jääda, sa üritad kõik ära teha, aga see on nagu ilma ratasteta käru mäkke lükkamine. Ja Epikojal on selline portaal nagu omastehooldusest.ee, mida ma soovitan kõikidel vaadata ja tutvuda, sest sinna on kokku koondatud väga palju vajalikku ja väärtuslikku infot selle kohta, kuidas siis selles hooldamise olukorras paremini toimetada. Meil on samamoodi hästi palju juhendeid, kuidas jõuda vajalike teenusteni. Meil on väga äge uus kodulehekülg, nii et seal on igasugust kasulikku infot, et kui need teemad otseselt ei kõneta, siis tasub vaadata. Me sekkume iganädalaselt ka riigi poliitikatesse, andes tagasisidet koos oma võrgustikuga, küsides nende arvamust erinevatele seaduseelnõudele ja tegevustele. Siis Eesti Agrenska fond, mille üks asutajaliige oli ka Epikoda, korraldab samamoodi siis harvikhaigustega peredele perepäevi. Siin on näha sündmused, mis on siis alates 2023. aastast tehtud erinevatele diagnoosigruppidele ja see aasta on siis tulemas suvine ööpäevaringne lapsehoiuteenus. Siin on ka kuupäevad olemas ja kontaktid, et kuhu pöörduda, kui seda on vaja. Aga nüüd lisaks me teeme sündmusi ja sellel pühapäeval on tulemas üks videovestlussaade, mis käsitleb küll täiskasvanud harvikhaigustega inimeste toimetulekut. Ja seda just, kuna on naistepäev 8. märts, siis me räägime naise tervise aspektist ja räägime kahest väga keerulise diagnoosi kombinatsiooniga naisest ning nende sellisest teekonnast, võitlusest, kuidas olla ikkagi naine, kuidas murda tabusid, kuidas säilitada enda elurõõm ja enda jõud. Nii et soovitan vaadata Epikoja YouTube'i kanalil, on see pühapäeval algusega kell 10 jälgitav, sellel on ka viipekeele ja kirjutustõlge. Aga enne, kui ma lähen selle viimase pildi juurde, veel üks asi. Patsiendiorganisatsioonid Eestis, need toimivad kõik inimenergial. Ja kui me mõtleme selle peale, kui palju meil on ööpäevas tunde, siis no öelge mulle saalist, kui palju on ööpäevas tunde? Kostab sosinast, et ikka 24. Harvikhaigusega inimesel, harvikhaigusega lapse hooldajal on ööpäevas vähem tunde. Kui me võtame maha sellise klassikalise, ilusa, soovitusliku uneaja 8 tundi, siis üldiselt jääb tervel inimesel või sellise ka mõõduka, hallatava tervisehäirega inimesel alles 16 tundi. Kui sul on harvikhaigus või raske krooniline haigus, ampsab see sellest 16 tunnist võib-olla 2 tundi, mil sa pead lihtsalt puhkama.
See ampsab võib-olla 6 tundi, mil sa pead tegema hooldustoiminguid või võimlema oma lapsega või viima teda kuhugi või ise tegema mingisuguseid enda tervist toetavaid toiminguid. Enamik Eesti patsiendiorganisatsioone, nagu ma ütlesin, on õhinapõhised. Ja kui me mõtleme seda, et neid juhivad inimesed, nendes on inimesed, kellel on suur kas haiguskoormus või hoolduskoormus, siis kuigi jah, selline vabatahtlik tegevus on kodanikuühiskonna tunnus, siis ühiskondlikult me peame siin mõtlema selle peale, kuidas anda seda jõudu juurde, kuidas anda rahastust juurde, et need inimesed, kellel niigi on ööpäevas vähem tunde, saaks tegelikult hakkama nii, et nad saavad osaleda tööelus, olla enda perede jaoks olemas ja siis selle kõrvalt ikkagi ka patsientidena üksteist toetada. Lahkus, kaasamine on otsused. Need on valikud, mida me teeme iga päev. Ja nüüd seesama pilt, mida te olete siin vaadanud mõnusa puhkava mõmmikuga. Ma loen teile ühe jutukese. See on nüüd tasustamata raamatu soovitus. Tuun Tellegen, kirjad ühele ja igaühele. Loomad, kes täna oma sünnipäeva tähistab? Kui mitte keegi, siis kes soovib sel juhul oma sünnipäeva juba ette tähistada? Kui ka mitte keegi, siis kes tahab tähistada midagi muud ja mind tordile ja koogile kutsuda? Kui ikka veel mitte keegi, siis kes tahab niisama tordi küpsetada, sulgudes rohkem mee ja vahukoorega ning magusa želee ja suhkruvabaga. Ja küsida, kas ma tuleks külla, et see ära süüa. Kui mitte keegi, siis mis küll saab? Kas te teate, mis tähendab häving? See minuga juhtubki. Aidake mind. Karu. Sel õhtul oli sünnipäev kõigil. Kõik tähistasid oma sünnipäeva ette. Tähistasid midagi muud või küpsetasid niisama tordi. Karu tormas ühe juurest teise juurde, kuni ta enam ei jaksanud ning viskas ähkides ja ägades paju alla pikali ja vajus loojuva päikese valguses aegamööda sügavasse unne. Nii et oleme kaasavad, sama lahked nagu see karu, tehes ka oma paksu kisa, saame me olla selle paksu kisaga viisakad. Ja kui ka teine pool on valmis neid torte küpsetama, isegi siis, kui põhjust ei ole, lihtsalt niisama selle karu ehk ka harvikhaige jaoks, siis ma usun, et me jõuame ühiskonnana kõik palju paremasse paika, palju kiiremini ja palju helgemalt, sest et andmise rõõm, lahkuse rõõm, see on kuidagi selline asi, mis nakkab ja kannab ja levib, kui me seda levitame. Aitäh! Mul jäi 1 minut veel aega isegi. Aitäh! Eesti puuetega inimeste koja tervishoiualase huvikaitse nõunik Tuuli Seinberg. Tubli olete, 1 minut alles, aga sellest on küsimusi rohkem. Nii. Kuidas saaks Eesti riik toetada ja võimestada patsiendi organisatsioon Eestis? No vot, seda tahaks ise ka teada tegelikult. Praegu on niimoodi, et Eesti puuetega inimeste koda on küll riigi strateegiline partner, aga retooriline küsimus, mis strateegia vältab 1 aasta. Me oleme strateegiline partner 9 aastaks. Et siin on vaja kindlasti läbi mõelda sellised pikaajalised plaanid, et meie saaksime läbi mõelda omakorda, mida ja kuidas me saame teha, et edasi minna ja kindlasti riiklik mingisugunegi rahastus
ja mingisugusedki toetusvõimalused peaksid olema patsiendiorganisatsioonidel. Mida saaksid harvikhaiguste organisatsioonid teha, et koostöö kojaga oleks tulemuslikum? Mida tulemustena tahetakse? Kõigepealt on see, et pöörduge meie poole ja vaatame koos üle, mis on need eesmärgid, kuhu me tahame jõuda. Mis on see, mis on reaalne, mida me saame ära teha tegelikult. Et see oleks alguspunkt ja selles tegelikult kogu see edasine teekond algab. Me praegu teeme mingisuguseid enda tegevusi, nagu ma ütlesin, et mis aitavad sellist üldist taset, igat harvikhaigusega, kroonilise haigusega, mis iganes haigusega inimest. Aga spetsiifilistematel küsimustel kindlasti tuleb see paika panna lihtsalt. Kuidas tagada, et väikesed ja spetsiifilised harvikhaiguste ühendused ei jääks toetusest ilma? No vot, see on keeruline. Kui siin on mõeldud finantstoetust, siis tegelikult on see, et meil on väga selged tingimused, kuidas meie võrgustiku liikmed tegevustoetusi ja asju saavad. Nii et nendega tasub tutvuda, see ei ole väga keeruline. Mul on väga suur rõõm, et sellel aastal on meie võrgustiku organisatsioonid juba väga palju tulnud ise ka meediasse, väga häid artikleid on ilmunud. Siin kohe tagareas on insuldipatsientide seltsi esindaja, kes kirjutas väga hea artikli siis tervishoiuteenustest. Meil on liikumispuudega inimesed kirjutanud enda probleemidest. Nii et ma kutsun üles lihtsalt siin vaatama, mis on need meie tingimused, pöörduma meie poole ja jällegi me saame koos selle plaani paika panna. Mida on vaja selleks, et üks patsiendiorganisatsioon tõeliselt hästi toimiks ja et sellest paksust kisast oleks reaalselt kasu? Siin on väga palju sõltub inimestest, sellest jõust, aktiivsusest, kuidas nagu pöörduda. See paks kisa, kui lihtsalt nagu karjuda kuskil nurgas, et kes me oleme haiged, mida me tahame, kõike tahame, et see ei ole see strateegia. Aga jällegi plaan paika, selged sammud ja praegu ma saan öelda seda, et see koostöö ka riigiga ja erinevate asutustega on palju paremaks läinud. Et me saame ikkagi läbi arutada, mida me saame teha kohe, mis on need asjad, mis me saame pikka perspektiivi võtta ja me saame nende teemadega edasi minna. Teistes Euroopa riikides on süsteemne toetus patsiendiorganisatsioonidele, kuna sealt tulevad algatused on suurema mõjuga kui ülevalt alla tulevad algatused. Kuidas Eestis on koostöö poliitikute ja ministeeriumitega? Kas pikaajalised eesmärgid ja rahastus on paigas? Nagu ütlesin, meil on strateegiline partnerlus 1 aastaks, pikaajalisi eesmärke ja strateegiaid meie vaates selle ajalimiidiga ei saa teha. Meil on loomulikult on siin selja taga kuklas, on väga pikad plaanid, väga täpsed plaanid, aga siin on vaja sellist ühiskondlikku kokkulepet ka ja poliitilist otsust ja tahet, et patsiendiorganisatsioonid on meile olulised, nende hääl, nende kaasamine, nende kohalolu erinevates komisjonides ei ole ainult linnuke kuskil. Et meil oli patsient kaasatud, aga see peab olema sisuline niimoodi, et patsiendid on ka eelnevalt saanud selle teabe ja hariduse, et nad oskavad kaasa rääkida ja teiselt poolt, et nad näevad, et nende arvamusega arvestatakse, et tuleb see tagasisidele. Ja vaikselt tegelikult me näeme, et ikkagi see nügimine toimib mitmes suunas. On kasu. Kuidas saaks EPIC toetada harvikhaiguste võrgustiku loomist? No, tulge meie juurde ja siis juba nagu ma ütlesin, me arutame seda asja, mitte nii, et nüüd arutame siin ükskord ja siis tuleme kokku ja arutame jälle, ja siis arutame jälle, menetleme ja lõpuks lähevad aastad mööda, vaid et tuleme kokku, paneme paika need vajadused ja hops, teeme tegevusplaani ja hakkame tegutsema. No ütlen salaja, et meie moto on siin viimasel ajal see, et enne teeme ja siis mõtleme, et see on see kiiruse
kommentaar lihtsalt, et asjad ei jää seisma ega venima. Aitäh, Eesti Puuetega Inimeste Koja tervishoiualase huvikaitse nõunik Tuuli Seinberg. Aitäh!